Tere! Mina olen Gert ja me elame Katlamajas juba üle poole aasta. Katlamaja jäi silma tegelikult esmakordselt siis, kui siia promenaadile tekkisid reklaamid ja vist äkki oli mingi võrdluspost, kus olid ära märgitud meetritega laekõrgused. Ja päris sel hetkel, kui juba huvi tekkis, olid kahjuks enamus korterid broneeritud. Siiski õnnestus ühe korteriga ikkagi diil teha. Kõrgete lagede puhul on kindlasti mitu head eelist. Kas või seesama, et sa saad vägeva lühtri riputada. Meie kasutasime ära lisakorruse ehitamise võimaluse ja üleüldine avarus. Elutuba läheb hoopis teiseks. Väljakutse ilmselt seesama valge sein, mida on väga raske sisustada. Ei leia õiget kunsti siiamaani. Ja kardinate teema samuti, eks on ju kõrged aknad ja avarad, sa ei taha neid nagu ära peita millegiga, eks. Kõrgete lagede puhul on kindlasti murekohaks heli summutamine, et kõik ju kajab ja kõrgus ja kõik see mängib rolli, eks, et aga ma arvan, et kui siin mingi hetk võib-olla mingid kardinad tekivad ja natukene seina peale ka kunsti, et võib-olla sealt hakkab juba natukene olukord paranema. Kodu loomisel kasutasime kindlasti sisearhitekti abi. Meil õnnestus koostööd teha oma hea peretuttava Aet Grigorjeviga Pink büroost. Ja eks selline koostöö oli üsna ekspress kujul võib-olla, et kuna aeg oli limiteeritud, siis kõige lihtsam oli see, et me leidsime mingid omad mõtted, põrgatasime talle edasi, ta vaatas need üle, viskas osad asjad prügikasti, eks, ja siis liikusime teatud ideedega edasi. Nii jõudsime üsna kiiresti õige lahendusi tegelikult. Ma arvan, kui vähegi on võimalusi ja aega selleks, siis kindlasti julgesti võiks võtta abiks sisekujundaja. Uues kodus ma arvan, et kõige lemmikum koht on katuseterass. Juba sellepärast, et saab pikki suveõhtuid veeta ja grillida ja niisama päikest võtta. Ilmselt meie jaoks kõige keerulisem koht oli valikus, kas kööki teha baarilett või siis söögilaud. Sest kuidagi baarilett oleks sobinud võib-olla paremini, aga meie jaoks oli kindlasti õigem valik söögilaud. Juba sellest aspektist, et mahutab rohkem inimesi, saab lahti võtta ja tegelikult on päeva lõpuks mugavam ka. Hingega kodu loomiseks tuleb kindlasti varuda aega. Aeg on see kõige olulisem faktor asjade paika loksumisel, sest neid mõtteid ja pendeldusi on nii palju, et muidu inimene kiirustab lihtsalt üle. Tuleb leida aega ja oma jaoks need mõtted paika saada.